Kallis rahvas, homme saaks Enn Soosaar 77, tema on ka Laidoneri sugulane. Ja homme toimub Enn Soosaare konverents ja see toimub väga huvitava reegli järgi. Nimelt esinejad mõtlevad ennast Enn Soosaareks ja arutlevad selle üle, mida Enn Soosaar täna maailma asjadest ütleks. Kui te lubate, siis ma mõtlen ennast täna hetkeks praegu Enn Soosaareks. Ma arvan, et ma julgen seda teha, ma olin Enn Soosaare väga kauaaegne hea sõber. Ja ma arvan, et Enn oleks täna kõige selle peale, mis siin toimub. Monument, kivi, inimeste tunded, asjad, Enn oleks väga rahul ja õnnelik. Et see päev on väga hästi alanud ja aitäh kõigile, kes seda tegid. See jääb siia selliseks asjaks, mida ma loodan kunagi liigutada. Mu teema on siin teie selja taga, aga siin üleval on üks esiettekanne võib-olla. Sõnale mõttemõjutus. Ma palusin kunagi abi, et kuulge, aidake mulle välja mõelda mingi sõnaühend selle kohta, et kuidas kõige paremini iseloomustada seda samas võitlust, mida sa nimetasid, psühholoogilist võitlust. Ja kui seda kõige suurem seal abi kõige lähem, mu enda abikaasa pakkus välja sõnaühendi mõttemõjutus ja ma toon selle täna teieni. Ja ees on sõna loopõhine. Ehk kuidas lood meid mõjutavad. Mu tänane lugu on väga isiklik. Seepärast, et kus ma siis ikka võtan abi kui seda, et kuidas need lood on mind mõjutunud ja ma alustan kohe ühest pildist. See pilt on Pärnu silla avamisest 6. novembril 1938. Väga tuttavad mehed siin pildi peal. Pätse Laidoneri. Ma ei tea, kas see lugu, mis ma teile räägin praegu, on tõsi. Aga ma teadsin seda lapsepõlvest saadik. Nimelt, mu ema oli siis 15-aastane tüdruk Kaid ja ta ütles, et nendel üritustel, kus Pätse Laidoner koos käisid, siis olevat nii olnud, et kui need noorte rivi seisis seal ootamas neid, siis Päts läks alati eksimatult Kaidide juurde esimesena ja Laidoner läks kodutütarde juurde. Rääkisid juttu, surusid kätt ja see oli nii tähtis sündmus, et see valge kinnas, mida Päts surus, tema oli Kaid, ta oli paremalt kõige esimene, oli pikk ilus tüdruk. Siis see valge kinnas, mida Päts surus, oli siis nii tähtis, et see püsis alles pruuni puukasti sees kuni Kilingi-Nõmme suure põletamiseni 5. juulil 1941. Ema rääkis seda lapsepõlvest korduvalt ja nüüd see lugu jõudis, ta tuli kuidagi minuni. Ta kuidagi mõjutas mind ja meil igal ühel on oma lood, kuidas nad mõjutavad, sest mina väidan, et lugu on võim. Mis asi on võim? Võim on see, mis mõjutab inimeste valikuid. Inimeste valikute mõjutamise võime ongi võim. Vanasti sai seda lihtsamalt teha, kui oli revolver, mõõk ja tääk. Jõuga. Ma tahan, et te teeksite seda, kui te ei tee, te saate karistada. Täna jõuga mõjutamine on väga keeruline, seepärast, et pannakse vangi, reeglid on sellised. Ehk, mis jääb? Jääb sõna ja jääb lugu. Veider küll, aga pehmed asjad, lood, sõnad omandavad järjest suuremat võimu. Meil oli kodus Laidoneri juubeliraamat ja ma olen seda lapsepõlves, ma ei tea, kui palju kordi lugenud, väga palju kordi, ta loete ribadeks, siis köitsime ära ja ma hakkasin hiljuti mõtlema aastakümneid, väga palju aastakümneid hiljem, et mis sellest raamatust kõige suuremat mõju avaldas. Tulemus oli täiesti ootamatu. Ma sain aru, et mulle avaldas kõige suuremat mõju kirjeldus, missugused õppeained olid Sankt-Peterburi koolis, mida õppisid tsaari need ohvitserid. Samas koolis oli ka Mannerheim. See on uskumatu üldharidus, mida need inimesed seal said. Alates vehklemisest, ma ei tea, tantsimisest, topograafiast, matemaatikast. Nad pidid olema uskumatult haritud mehed ja ma mäletan kogu aeg seda, et kui nad nii haritud olid, aga miks siis meie ei peaks seda õppima? Tähendab, kuidas ta lõpuks jõudis, mismoodi ta mu otseselt mu käitumist mõjutas, mul on seda raske öelda, aga nad olid uskumatult haritud mehed. See õppeprogramm, lugege, uskumatu. Aga see kõik ei ole nii lihtne, see lihtsal põhjusel, et lood on vahet pidamatult võitlusest. Võitlevad ju lood igapäevaselt.
võitlus oma tõlgenduste eest, see on võitlus elu eest. Oota, mis toimus 39. aastal? Mis toimus 40. aastal? Mis toimus praegu? Kas see on okupatsioon, vabastamine? Kes on luure, kes on spioon? Avage tänased ajalehed, võitlevad. Elu on halb, elu on hea. See poliitika on loim, siin on tark. Kas on? Ja siin ongi see suur oskus ja omadus, et võidelda oma loo eest ja nagu te näete, üks tark teadlane on siin niimoodi öelnud, seda tuleb väga tõsiselt võtta. Ma tahaks teile tuua mõningad näited selle kohta, mis kaasajal, kuidas lugu läheb võitlusesse. Näete, te vaatate sama pilti, aga te võib-olla näete erinevaid asju. Kes näeb karikat ja kes näeb nägusid. Sama pilt. Aga oluline on nüüd tähelepanu suhtuda sellele, et vaadake, mina tahaksin öelda, et te näeksid karikat. Kes näeb taevast, kes näeb mulda? Vaadake seda pilti. See on tänasest päevast. See on pilt Ukrainast. Ja kui te seda pilti tähelepanelikult vaatate, siis te näete, see on Venemaalt tulnud pilt, näidatakse Ukraina valikuid. Ühel pool kosmos, Gagarin, 3 kangelast, rõõmsa näoga poisid, lennukid, kaasaeg, õnnelik pere, teisel pool kurat, narkootikumid, homoseksuaalid suudlevad seal taga ja nii edasi. Ja nüüd üritatakse sellega mõjutada Ukraina valikuid. Pilt on selge, tuleb loomulikult valida see parem pool. Nii käib see kogu aeg, on ka koledaid asju. Ma näitan teile ühte värsket sõnaühendit, mille leidis üks mu tuttav internetist ja see on pronksööst tuttava Maksim Reva postitus mõni umbes nädal aega tagasi Facebookis. See on ilma raagi leitud ja seda enam seal ei ole seal Facebookis. See kustutas ära, aga Ilmaril jätkus mõistusse samal hetkel salvestada. Ja kujutage ette, mida ütleb siis inimene aastal 2014. Maidan tõestab täielikult meie tegevuste õigsust Praha kevadajal ja enne seda 56. aastal Ungaris. Meie ei ole asutudes, või tähendab, mina ei ole küll kõige pikemal perioodil kuulanud seda, et keegi täiemõistuslik inimene õigustaks 56. Prahat ja Ungarit 56. aastal. Osadele võib see meeldida. Meie võtame sellest sojaku. See on inimene, kes on meil siin olnud tegev ja kes värskelt sai valmis dokumentaalfilmi Eesti nii-öelda tegelikkusest, Eesti natsionalismist. Te võite ette kujutada, missugune versioon, mis lugu räägitakse sealt meist, kui ta mõtleb nii. Ma pöördun lugude mõjutamise tehnoloogiat juurde natukene ja see on siis meie igapäevane elu. See mees on Georgi Potseptsov, ta elab nendest ukrainlane, Ukraina professor, maailma üks juhtivaid psühholoogilise asjatundjat, elab umbes 300 meetrit sellest kohast, kus praegu toimuvad sündmused Ukrainas. Ja tema on toonud sisse termini, mis meid tohutult mõjutab, rahvuslikud megasündmused. Me ei saa nendest kunagi mööda. Ja rahvuslikud megasündmused, näete ise, nad on siin kirjas, holokaust juutidel, mitte kunagi meelest ei lähe. Armeenia genotsiid 2 aasta pärast saab või järgmisel aastal saab 100 aastat. Proovige armeenlastel rääkida, et seda ei olnud. Holodomor Ukrainas, miljonit inimeste näljasurm. Suur isamasõda venelastel nende nime järgi, Kosovo poole, 600 aastat serblastel, 550. Ei kao kuskile, aastasajad püsib suur rahvuslik megasündmus, rahvuslik šokk püsib meeles. See oli nimelt, ütleb meelest ära 20 aasta pärast. Ei lähe. Suured asjad ei lähe meelde. Katõnn, just täna eriti siin Poolaga seostes, ma ei tea, mis see oli, ja mis Lääne-Virumaal meil seal koolides või külades toimus, aga ma pean ütlema, et meil räägiti Katõnnist kui vale sümbolist. Ma olen 10, teadsime kõik. Jälle mehed võtsid viina, jälle tuli kuskilt Katõnn. Vaata, mida nad tegid Katõnnis, Me ei tundnud isiklikult ühtegi poolakat, aga Katõnni lugu mõjutas metsikult. Küüditamine. Ja muide, see sama mees, Potseptsov, Eesti suur sõber, tema on viinud oma raamatutes ja artiklites küüditamise loo
kui Eesti rahvusliku ja mitte Eesti ainult, vaid Baltikumi kui rahvusliku megasündmusega rahvusvahelisse kirjandusse. Nii et ta on üks küüditamise loo, üks suuremaid populariseerijaid, sest olles palju kordi käinud Eestis, ta tunnetab, et see on meid mõjutanud vägagi tugevalt. Ja loomulikult mõjutab. Mõjutab väga tugevalt, aga juba on ka teisi interpretatsioone. Mõned aastad tagasi üks väga tuntud Eesti ärimees kirjutas Postimehes, andis seisukoha ja ütles, et ärge rääkige, kui tuleb venelastega äri teha sellest küüditamisest. Sellest on juba kõrini. Ja mis vahe on Rootsi pankadel ja küüditamisel? Mõlemad võtsid korteri ära. See on äärmiselt tuntud mees. Küüditamine ja korteri äravõtmine on tema seisukohalt sama asi. No te võite arvata, et juuksed tõusevad pähe püsti ja ma ei taha niisugust inimeste kellus enam ühtegi sõna rääkida, ta ei saa mitte millestki aru. Sest ta näeb, mida ta näeb. Ta näeb kaugel, võib-olla oma kasu, eks. Ja küüditamine loona mõningaid peresid ja suguvasasid mõjutab rohkem, teisi vähem. Ma pean ütlema, et nagu ma ütlesin, et see on sügavalt isiklik lugu, siis meid mõjutab. See on minu vanaisa siin see vuntsidega mees ees. Teised on tema vennad, vanemat venda ei ole, Jürit ei ole pildi peal, Jüri jäi ka Siberisse, tema oli tsaariarmees või tsaariajal oli urjadnik ehk ka politseinik, aga teised siis on politseinikud kõik. Ainukene pere, kus 4 venda olid politseinikud ja nagu te nägite, saatus elde neile ei olnud, nii nagu teistele politseinikele ja vabadussõja ohvitseridele. Üks küsimus mind häirib kogu aeg ajaloos, et see 42. aasta aprilli suured laskmised, kus vist, kui ma ei eksi, umbes 2000 inimest Eestist maha lasti, Idel Jakobsoni allkirjaga vist kuuldavasti enamik nendest, vähemalt mina nägin isiklikult seda arhiivis, kui ma vaatamas käisin. Ja ainuksi Pärnu maalt, ma tean, oli 99 meest. Miks see toimus ja kuidas ta täpselt toimus, seda ma ei tea. Aga kokkuvõttes näete, siin nad on. Loomulikult ei küüditatud neid üksi, vaid ka siis vanaema ja 2 onu ja teised olid siis siin metsas. Meie vastus. 57 tulid siis 3 venda, 2 õde said kokku, tulid tagasi. Meie vastus on siin. Me lõime oma loo. Ja see on siis Eesti vist, kui ma ei eksi, mitte ei eksi, kindlasti ei eksi, laulupidude ajaloo ainukene sugulaskoor, kus eranditult kõik liikmed on sugulased. Me käisime 2009. aastal laulupeol, 34 tükki meid oli laulmas ja 2014 lähme uuesti, aga seda puhku valikkoorina, ma pean ütlema, et minu andekus saab nüüd natuke otsa, et ma annan nagu Vene ajal öeldi rohkem seda massilisust, aga teised on ikkagi andekad. Ja siin ei ole ühtegi võõrast, kõik on enda omad ja uskuge mind, loona ühendava tegurina on see niivõrd tugev asi, et proovige te meile vastu saada, ainult jõuga. Meie kokkuleppelised lood on piisavalt nii tugevad, et kui me ikkagi midagi otsustame, küllap me ära teeme. Ja ma täiesti tunnetan selle loo äärmist tugevust ja kasvatuslikku tähendust ka lastele, sest neid on praegu riburada pidi juurde tulemas, sinna nad on noored inimesed. Aga võivad olla ka positiivsed megasündmused. Vabadussõda. Talvesõda, hoolimata sellest, kuidas lõppes, ta on ikkagi soomlaste hinges meeletu tähendus, et venelastel suur isamaasõda, seepärast, et nemad võtavad seda nüüd bulgaarlaste vabanemine. Gagarini lend. Kõik on meeletult uhkelt venelased. See on, ma räägin, väga rahvuslik. Ja 89-91 vabanemised. Need on iga rahva mälus erakordselt tähtsad asjad, loomulikult ka meil, ja mina võin täie vastutustundega öelda, ei ole ühtegi tähtsamat päeva, vähemalt minu jaoks küll, kui see 91. aasta uuesti vabaks saamine. Ei ole miski muu asi, ei ole võrreldav sellega. Isegi sport, praegu meile sellest ei räägi, aga väga tihti ikkagi, ma ei tea, Palusõlu võit, rahvuslik megasündmus, eks ole, midagi teha. Ja nii ta tuleb. Ja vaata, kui sa oskad neid
panna konteksti, neid lugusid kogu aeg edasi rääkida, hoida seda mälestust elus, teha seda, mida täna tehti, siis nad muutuvad ikka väga reaalseks jõuks. Aga vaatame korra natukene teooriat. Millel baseerub lugude jõud? Ja lugude jõud baseerub sellel, et nad tekitavad ühistunde. Ülemaks hõbevara, kallimaks kui kullakoormat, tuleb ühistunnet tunnistada. Ja vaatame sama asja, mõtleme samamoodi, tunneme sama tunnet ja käitume samamoodi. On ta siis pere, küla, valla, riigi või rahva tasandil. Ja kommunikatsioonis tarvitatakse selle kohta sõna ankur. Palun, täna tekitati siin ülima tähendusega ühistunde objekt, monument. Monumentil ei pruugi olla rahanduslikku väärtust. Ta võib-olla ei ole odav. Aga me läheme seda, vaatame ja anname talle tähenduse oma ühise mõttega. Me hindame ta tohutult kalliks ja nagu me teame, et monumendi eest võidakse surra. Lipp ei maksa mitte midagi, 400 krooni vanasti, nüüd saab võib-olla 30 €. Mehed surevad, ta tuleb piirimeesrangast välja tulla. Meie anname ühise kokkuleppega talle väärtuse ja näete, siin on terve komplekt neid. Kolmas punkt on väga tähenduslik. Rituaalid, tseremooniad, üritused. See, mis me praegu teeme. Nimelt kaasajal, kui me elame väga erinevates maailmades, keegi vaatab õhtul suusatamist, keegi vaatab, ma ei tea, metsikut armastust, keegi vaatab ei tea mida, elame täitsa erinevates infomaailmades, keegi ei oska keelt, elab üldse, ma ei tea, kus kohal. Vaat siis on vaja mingeid ühendavaid tegureid ja nüüd on ülitähtis küsimus, kuidas antakse edasi mitte info, vaid oluline info. Ja kinnitan teile täna täie vastutundega siin, järjest suuremat tähendust meie elus hakkavad omama ja omavad juba täna üritused, rituaalid, tseremooniad. Palun mitte suhtuda nendesse pealiskaudselt. Need asjad, mis inimesed tulevad kokku, mõtlevad samu mõtteid, tunnevad samu tunnet, see muutub palju tähtsamaks kui üks artikkel ajalehes või üks telesaade, sest see on oluline. Meie seltskonna vastus vabadussõja mälestusele. Väga lihtne. Näete. 23.06. võidupäeval 14.00 iga aasta järel saame me kokku kuskil. Mis siin on? Järva Jaani, Müüsleri, Peetri, Kadrina. Meil on neid 12 tükki, me oleme 12 aastat käinud koos. Meil on oma reeglistikud. Seal ei ole ainult sugulased, seal on jumala võõraid inimesi. Ma ei tea, seal on kokku käinud vist mitmeid sadu. Saadame e-mailid välja, tulge kohale. Muide, kes on 50, meil on niisugune reegel, et inimestel peab olema riietuse juures väike mingisugune element, mis on seotud selle päevaga ja siis kõige huvitavam reegel see, et 58. paragrahvi alusel kinni mõistetutel piisab rinnamärgist, et neid ei pea midagi muud panema. Seni on, meil on üks, neid on alles, onu on alles, kes on 58 saanud, 48. aastal sai 25+5. Ja sel aastal suure tõenäosusega teeme selle Simunas, kuskil Kesk-Eestis. 7 aastat võttis aega, kui me käisime seal, kui me nägime kedagi teist peal iseenda. Kui me eksis, president Ilves kutsus, et kuulge, et austame neid vanu mehi, kes tegid meile suuri tegusid. Ja siis nägime, ja tulid, tegelikult kutse peal inimesed tulid, nägime Müüsleris oli ikkagi lausa, vaata, paarkümmend inimest. Ja seepärast see Eesti vabadussõja monumentide võrk ja see, et ka siin on müügil raamat, eks ole, kus ma saan neid vaadata, kus nad on, mis nad on, kes on teinud seda ajaloo. See kõik on osa sellest suurest loost, mida me kogu aeg arendame, näete. Ja seepärast need rituaalid, tseremooniad, kirjandus, raamatud, lood, muusika,
filmid, kõik sellised asjad. Need tuleb kõik piltlikult öeldes meelde jätta. Nende põhjal tuleb tegutseda ja ma tegin suure loetelu enda jaoks, et hakkasin vaatama, mis on nimed marmortaflid, laulupidu, ma tea. Ilmar Raag marsib koos Raivo E. Tammega paraadil ja see on kõik väga oluline. Ja vaadake, siit tuleb üks niisugune termin kohe, mille pealt tuleb rituaalkäitumine. Mida me siis tegelikult kaitsma peame? Me peame kaitsma meid ühendavaid müüte. Me tarvitame teinekord sellist terminit nagu rahvuslikud alustekstid või, ma ei tea, tõde õigus, tee töödne vaeva, siis tuleb armastus, see on ju käitumisjuhend, see on ju lugu. Suvi, Eesti üks baaslugusid, kuidas Toots algus on lõbus naljamees, aga siis hakkab rängalt tööd murdma ja siis saab selle blondi tüdruku, keda ta ilmselt tahtis ise kätte, eks ole, ta tuleb ise. Juhan Liivi luule, meie alustekstid. Ja seepärast ma natukene tunnen praegu, et mida ma tahaks. Ma tahaks, et mulle toodaks filmikunsti kujul kohale tõlgendused, pärast veel nimesid marmortaflil 44, film on tegemisel, ja kirjanduses eepiline suur romaan, mis ühendaks rahvast ja selgitaks ära inimestele, mis toimus siis, ma ei tea, 39 kuni Stalini surmani, piltlikult öeldes. Suur lugu. Minu ema ütles, et suur lugu tuleks teha. Siit tuleb ka kindlasti välja see, et lood aitavad teha otsust. Kelle nimel te võtate vastu otsuse ristteel? See on väga huvitav mõte teinekord. Mul tuleb teha valik. Minna, olla, mis on raha, partei, aukuulsus, kodumaa, jumal, sõbrad, ema. Et see ei ole üldse lihtne mõte. Mille nimel ma seda teen? Ja kui me kaotame ära võime, et me mingil hetkel hakkame otsuseid tegema, nii nagu see mees, kes ütleb, et küüditamine võttis korteri ära raha nimel, siis varsti saame kratsida sealt, kus ei sügele. Siis läheb põrguks. Muide, Eestis ei ole sugugi kõige selle rituaalkäitumise koha peal, mis ma rääkisin, asi üldse mitte väga oluline. Vaadake, siin on teie käitumine 24. veebruaril. Varsti see päev tuleb. Kui ma selle graafiku avasin ja siis seda vaatama hakkasin, siis tuli välja, et täitsa uskumatu lugu. See päev ühendab televisiooni kaudu kokku 660 000 Eesti inimest. See on 660 000, mis sisuliselt tähendab seda, et praktiliselt kogu Eesti täiskasvanud elanikkond ühel või teisel hetkel on Eesti televisiooni eetris ja vaatab mingit olulist programmi ja vaadake, siin on mõnele asjale maksab tähelepanu juhtida. Isegi 7.34 hommikul riigilippu heiskamine on 670 000 vaatab televiisorit. See on väga vinge number. Siis järgmine, mis on silmatorkav asi, on kaitsejõudude paraad 200 000. Ja selle numbri juures, kus vaatajaskond on ülisuur, maksab silmatorgata, et see on üks väheseid saateid üldse kogu aasta jooksul, kus on peal arvestatav hulk vene vaatajaskonda. Mingil arusaamatul põhjusel Eesti venekeelne seltskond leiab 24. veebruaril üles Eesti kaitsejõudude paraadi. Seda saab ainult seletada ajaloolise kogemusega, mis puudutab 7. novembrit, et paraad on huvitav asi. Ma ei tea, väga keeruline, aga nad leiavad selle üles. Nüüd väga paljud protesteerivad selle presidendi kõne vastuvõttu ja nii edasi, et see tuleks teha kuidagi teist kolmandat. Kuulge, ärge nüüd hakake inimesi vägistama. Kui inimestele meeldib midagi teha ja see on millegagi oluliseks saanud, ärge rikkuge seda,
mis on kombeks saanud ja õigustanud ennast. Ja siin on üks ääretult oluline number. Nimelt, kõige kõrgem vaatajaskond on sel hetkel mitte kui tulevad ees saadikud, diplomaadid, ministrid ja Riigikogu liikmed, vaid kõige suurem vaatajaskond on see, kui tulevad tundmatud inimesed. Põlva kandlemängijad, Tartu arstid ja nii edasi, keda avalikkus ei tunne, inimesed tahavad neid tundma õppida. See on koht, kus inimesed saavad ühel päeval näha umbes 800 inimest, kes Eestis midagi teevad. Inimesed tahavad näha tundmatud inimesi, uusi inimesi. Oota, teie hakkate meid juhtima, teie olete need, kelle peale me peame uhke olema. See on see muusik, kes võitis seal saudi ja nii edasi. Tähendab, kommunikatsioonis on üks reegel. Kui Jumal on andnud sulle mingi õnn, et mingi asi saab inimestele lähedaseks, siis palun ära väga palju ratsionaliseeri, ära väga palju muuda. Kui teie üritused õnnestuvad, see on inimestele oluline, ära väga muuda. Ma teen järgmine aasta uue täitsa teistmoodi, see oleks väga suur viga. Kui miski asi toimib, siis ta peab lõpuni ära väsima, enne kui sa peaksid tast loobuma ja teda ei tohi kaotada. Täpselt samuti on rahvuslike rituaalidega, üritustega. Laulupidu. Marju Lauristin tegi uuringu, mis on meie peaaegu et olemuse aluseks. Nii palju ühendavaid tegurid, seda sama ühistunnet koos nende lauludega sealt ei tule mitte kuskil. Ja ta hoiatas küll ette, et uue põlvkonna muudatused nende maailmapildis võivad hakata tekitama probleeme kuskil 2025. Aga me mäletame, et oli 1995, kus kõlasid hääled, et laulupeod on vormilt vananenud ja tuleks midagi mõistlikumat välja mõelda. Proovige praegu laulupeole pääseda. Eestis on täna iga 20 inimene, isegi vähem, iga 17 inimene on regulaarses treeningus, et sinna pääseda. Vaadake, kui palju häid asju meil tegelikult on. Vaadake, kui ägedaid lugusid, mis meie käitumist otseselt mõjutavad, on Eesti Vabariigis loodud, tehtud ja hoitakse elus. Ja see tuleb viia nii-öelda pere tasandile. Ma tõin näiteid, eks. Pere, see määrab tohutult palju. Ja peredes väga tihti naised on pererituaalsust elus hoidnud. Ja muide võin ka teile televisiooni kogemusest öelda, et kõige jõulisema rituaalsuse mudeli annavad perekäitumisele naised 40+. Ehk 40 aastat, see on, vabandage väljendust, erakordne kuld, kui me räägime sellest, et lugude elus hoidmise skeemist. Ja siit tuleb lihtne reegel. Mida me peame kaitsma täna 2014? See kehtib ka 10 aasta pärast. Tegelikult oma lugudega, mida ka täna teeme siin kõik, kaitseme me rahvuslikke müüte. Need koosnevad 3 suurest elemendist. Tuleb kaitsta pühasid objekte, ehitused, monumendid, mälestusmärgid, neid juurde luua. Tuleb kaitsta pühasid tekste, ehk tekst ei ole siin mitte ainult raamatuteksti, vaid see on ka muusika. See on kõik, mida me tunnetame, et mis on meie emotsioonide jaoks, mis hoiavad meid ühtsena ja inimesi, kes neid tõlgendavad, ehk neid lugusid meile räägivad, ehk või kõige laiemalt võttes kultuur, aga iga ühte meist. Nüüd kujutame ette, et võtame selle ära. Objektid purustame, paneme dünamiidiga. Tekstid põletame ära ja tõlgendajad saadame Siberisse. Mis jääb alles? Tööjõud. Näete, kui oluline on roll lugudel. Ehk lood teevad tegelikult meist rahva. Ja nende kadumisel peaaegu kõik ka. Vaadake, ja siin on siis see nii-öelda mõttemõjutuse rahvuslik skeem ja ei ole esimesel kohal raudbetoon, riigieelarve ega mitte midagi sellist.
on need meie kokkuleppelised lood, te võite need nimetada, siin on nad sõna all väärtused, aga need on need kõige tähtsamad asjad, mis määravad meie olemuse. Ja huvitav on see, et see ei maksa midagi, siin on võimalik osaleda igaühel. Kuidas ma tänase selle jutuajamise lõpetan? Ehk loosungiga oma lugu tuleb igale ühel iseendal teha. Ja kui te ise ei tee, siis uskuge mind, teeb selle keegi teine teile valmis. Kui me ise ei kaitse oma lugu, mis juhtus 39-40, siis tehakse meile teistsugune lugu. Te võite neid lugeda igalt poolt, kus te tahate. Need on täiesti teised asjad. Ja ma alustasin tsiteerides oma ema. Ma lõpetan temaga. Nimelt väga vana prouana, 88 aastaselt, kirjutas ta oma elu esimese viimase artikli. Ja see artikkel oli siis 41. aasta suvesajast Pärnumaal pealkirjal Liivamäe lahing, nagu mina seda mäletan, sest ta osales selles lahingus. Sest talle ei meeldinud see, et mida sellest oli kirjutatud, ütles, et ma olin ise seal kohal, et see oli teistmoodi. See pälvis tead tähelepanu ja möödus pool aastat ühel hetkel järsku tuli telefonikõne, mille peale ta pidi infarkti saama. Nimelt sai ta 89-aastaselt Eesti Vabariigi presidendilt Kotka-Risti Kuldristi koos selle teise prouaga. Need on nüüd mõlemad surnud, ema suri eelmisel aasta 3. veebruaril. Ja näed, siin Tartus võtate seda vastu. Ma võtsin lahti selle artikli, lugesin ta läbi ja lõpusõnad kõlbavad väga hästi öelda siit. Ehk Liivamäe lahing ei olnud suur lahing, ehk ei tehtud just lahingvõrel kõik õigesti, aga see ei loe. Inimesed tulid kokku ja hakkasid kodu kaitsma. Saagu, mis saab. See tunne pole kunagi meelest kadunud. Saagu, mis saab, seda tunnet ei tohi me kunagi unustada. Aitäh!